Tere tulemast videosse, minu videosse. Sa ei ole mu videos, sa vaatad mu videot. Tere tulemast minu videosse. Täna mul on lihtsalt päeval kohtumine lükkus paar tundi edasi ja ma mõtlesin, mida ma teen selle ajaga. Ja mul on nagu natukene vanu hõbedast lauanõusid või need söögiriistad on ju. Ja need on, see hõbe on siuke imelik värk, et ta läheb nagu kohe mustaks, mingi iga aasta peaks neid nagu puhastama. Ja ma mõtlesin, et ma puhastan need täna ära ja ma näitan sulle, kuidas neid puhastada, sest see ei ole lihtsalt, et pesed ära ja ongi puhas, sest see tundub nagu oleks mingi iidne mustus siin küljes. Ja siin tuleb appi väikene keemia ja ma mõtlesin, et ma teen sellest video, siis sa saad ka nagu lõpuks oma laua nõud nagu puhtaks pesta ja õudukas. See on väga lihtne, sul on vaja kaussi, hõbepaberit, soodat ja keevavett. Ja kuidagi see hõbepaber pluss sooda pluss keevvesi tekitab mingi reaktsiooni selles hõbedas, et ta läheb nagu iseenesest puhtaks. Let's do it! Nii väikese vaevaga ongi minu nõud puhtad, säravad, oluliselt heledamad, ilusamad. Ja põhimõtteliselt ongi lihtsalt valad peale, ootad nata ja kui võtad sealt veest välja, siis nagu poleerid ära, sest see siuke matt kiht on seal peal. Ja kui on nagu mingi suurem sitakord peal, siis teed nagu 2 korda. Nii et siuke lugu on siin nüüd Ma küll hakkasin nagu mõtlema seda puhastamise ajal, et miks keegi peaks ostma endale hõbe lauanõusid, nagu need on nii ebamugavad, et sa pead kord aastas nagu tegema siukse mingi keemia eksperimendi on ju, et nagu osta normaalseid, mis ei lähe nagu niimoodi mustaks on ju. Aga kui see on näiteks, sul on joogivesi ja siis sa tahad nagu hõbedat sinna natuke sisse panna, siis nagu see, ma enda peas mõtlesin, et see hõbe lusikas võiks seal vee sees olla, siis sa saad nagu ekstra spice'i sellest veest või nagu ta mingi puhastab või on mingi organismile minu arvates hea, mul kuskil mälus hoopis see nagu on. Nii et tee siis oma lauanõud korda lõpuks ja siis sa näed ka, mis graveeringud sinu vanadel siukestel nõudel on. Saad ka enda minevikust võib-olla natuke teada või kuhu su juured ulatuvad. Okei, ole tubli, stay chill, stay fab as always. Goodbye. Ciao!